tere tulemast Libraluresi kanalile. Minu nimi on Hubert ja siit hakkame teile näitama kõiki meie lantse, põhilisi rakendusviise ning seda, kuidas need vees käituvad. Tahame teile anda korraliku annuse teadmisi, et te alati läheksite vee äärde hästi ettevalmistatud, teades, kuidas meie lantidega ümber käia. Viimastes videotes oli meil rõõm tutvustada teile meie uut Predator-seeriat. Täna on kord Bass-seeria käes. Hiljuti ilmus ka meie YouTube'i kanalil video, mis tutvustas just Bass-seeriat, kus lubasime tutvustada iga selle sarja lanti eraldi. Näitame teile, kuidas seda varustada, milliseid kalu sellega püüda saab ning kuidas need vees välja näevad. Tänase osa peategelaseks on Bass-Grassi Twisted Worm. Alustame. Võtamegi nüüd ühe landipakendist välja, seal sees on 8 meie kummilanti. Ja siin ongi meil Bass-Grassi Twisted Worm, mis on lausa 14 cm pikk. See lant kaalub vaid 6 grammi, tänu millele saame kasutada väga erinevaid rakendusi. Võime seda julgelt rohkem raskemaks teha, et viia see lant kohtadesse, kus varitsevad röövkala nagu koha või haug. See on valmistatud uskumatult vastupidavast ja venivast materjalist, kuhu on lisatud ka soola ja akrüüliaroomi. See teeb nii, et isegi kõige loojud röövkala, isegi kui nad ei toitu, ei jäta seda lanti tähelepanuta. Bass-Grassi Twisted Worm on praegu saadaval koguni 12 püüdrikas värvitoonis. Tänu sellele saame alati kohanduda oma veeoludele. Lisaks kuulab Libralures alati kalamehi, nii et vastame siin UV-värvide fännide soovidele. Tänu sellele on meie pakkumises selline värv, mis kindlasti meeldib paljudele õngitsejatele ja ennekõike kohadele. Okei, liigume nüüd Bass-Grassi Twisted Wormi rakendamise juurde. Siin on meil lihtsam, sest selle keha keskel on täpp, mis näitab, kuhu tasub konks sisse torgata. Siin on meil 004 värv, mis on varustatud Cheburashka peaga. Mis on lahe, just neid mudeleid saab varustada väga lihtsate põhiliste rakendustega. Siin on meil Cheburashka. Võib kasutada ka jigipead. Kohe näitame, kuidas see lant just sellisel viisil varustatuna käitub. Tänu sellele, et sellele landile saab panna offset konksu, saame lubada endale selliseid kombinatsioone. Iga pea annab sellele söödale huvitava tegevuse. Tänu sellele on meil alati midagi originaalset, mida röövkala pole veel näinud ja võib-olla tahab just rünnata seda, mida me talle otse nina alla pakume. Ja pidage meeles, et need söödad kasutavad ujuvat materjali. Vaata ise.
mõnikord on nii, et need röövkalatee ei taha üldse põhjast üles tõusta. Ja just selle lahendusega tulebki mängu need riigid. Siin on näiteks Krasi Twist-Style vorm värvitoonis 017. See on väga ere, väga hästi nähtav. Sellist lanti saame vedada väga madalal, lausa mööda põhja lohistada, aga eelkõige saame selle põhja peale seisma jätta ja tänu sellele saavad ka kõige lojud röövkala meie landi rünnata. Vaatame nüüd, kuidas see vees välja näeb. Ja siin on meil värv 006, mis on varustatud liikriik meetodiga ja lisatud offset konksuga, mis väljub siis, kui röövkala meie lanti ründab. Selline rakendusviis võimaldab meil püüda näiteks siis, kui vees on väga palju takistusi. See võimaldab meil jõuda röövkala juurde, keda sageli ei püüta piisavalt, sest teised kalamehed kaotavad oma landid, aga meie saame just selliselt liikriigiga varustatud Krasi Twist-Style'i läbi takistuste juhtida. Lisaks anname sellele landile huvitava mängu ja püüame tõhusamalt suuri röövkalu. Vaatame nüüd, kuidas see vees välja näeb. See on kõik Krasi Twist-Style vormi jaoks. Kui vajad rohkem infot, külasta meie kodulehte libralures.com. Seal on meil olemas uusim kataloog kõigi meie lantidega, mis on saadaval või varsti tulemas. Lisaks näed seal põhilisi rakendusviise ja kuidas meie lantidega vee äärde minna. Kohtumiseni järgmises osas.